Meie tänases Makita loos oleme külas Tartu Makservi kaupluses. Tartus on Makserv tegelikult eksisteerinud juba 15 aastat ja aidanud kliente Makita tööriistadega, aga neil on ka uudis. Eelmise aasta lõpus kolisid nad uutesse ruumidesse. Uued ruumid on oluliselt suuremad, valik toodetest on siin neil seetõttu ka oluliselt laiem, neil on siin ka hooldus. Lähme neile külla, vaatame, mida nad pakuvad ja räägime mõningatest uutest tööriistadest. Kui me võrdleme tavaliste ehituskauplustega, kus tegelikult müüakse ka kõikvõimalike erikaubamärkide tööriistu, siis sealt kindlasti ei saa nii head nõu kui ikkagi pühendunud spetsialistide käest, sellepärast et ehituskauplus on suur ja lai, kaubavalik on tohutu ja on ju ilmselge, et need inimesed, need klienditeenindajad seal ei saa teada kõike. Seega, kui tööjutt käib just tööriistadest, siis mõistlik on tulla koha peale ja spetsialistidega nõu pidada. Ja muide, Makservis ei ole ainult tööriistad müügil. Kõikidele tööriistadele leiab ka kuluvahendid, lisatarvikud, ehk siis erinevad terad, erinevad puurid, erinevad lõikekettad, kõike leiab. Mõned on Makita enda kaubamärgiga ja mõned on ka teiste kaubamärkidega. Nii et ei ole nii, et ainult tuled valid tööriista ja siis pead minema teise kauplusesse, et tarvikud juurde osta. Kõik saab ühest kohast. No kõikidele tööriistadele me ei jõua tiiru seekord peale teha, aga ma mõtlen, et uurime aia tööriistade kohta, kuna see on praegu võib-olla kõige aktuaalsem teema. No pilt on tõesti muljetavaldav, terve üks sein on täis Makita aiatööriistasi. No kas siin on nüüd olemas tõesti kõik Makita aiatööriistad, mis üldse valikus on? Peaaegu kõik on meil olemas, et valik on hästi suur just selle tõttu, et saaksid kõik inimesed endale midagi välja valida, et kas me räägime siin trimmeritest, räägime siin kettsaagidest, räägime siin niidukitest, et kõik on olemas, inimesed saavad tulla, küsida, aitame, nõustame ja igaüks leiab endale midagi head. No mis siin veel on? Ma näen, et on asjad, mida tegelikult mõned, mida me oleme Makita tööriistakoolis proovinud ja mõned, mida võib-olla ka ei ole. Jah, et võib-olla on siin mingid uued asjad juures, et võib-olla niidukite valiku poolest, et on natukene neid rohkem teistsugusemaid ja trimmerid täpselt samamoodi, neid on rohkem erinevaid. On siin ka juhtmega masinaid, ei ole ainult akumasinad, et on ketsaed ja valikut on tõesti väga palju, et võib-olla võtab kirjuks, aga aitame. Ja tõepoolest, ma vaatan näiteks trimmerid, et neid on seal 1, 2, 3, 10 tükki, et kas need on ühesugused nüüd ja lihtsalt, et neid on palju väljas või kõik on millegi poolest erinevad? Kõik on ikkagi millegi poolest erinevad, et on niisuguseid lihtsaid masinaid, millega peenraid lasta, maja ääri lasta, siis on niisuguseid masinaid, mis on vähe ergonoomilisemad, mis käivad pooleks, mis on kahakuga, jõulisemad, ühe akuga, natukene lahjemad, aga samas ei jää väga palju alla kahakuga masinatel. No ma tean, et ühe korra me vaatasime ka neid oksalõikureid või hekilõikureid. Siin tundub neid olevat rohkem väljas, kui me tookord vaatasime. Jaa, vastab tõele. Väljas on neid rohkem sellepärast, et on tulnud vahepeal juurde ka teisi mudeleid. Mudelid erinevad põhiliselt sellest, et on lõiketerad on erinevad, nende võib-olla siis lõikeomadused on paremad uuematel mudelitel ja aku kulu väiksem. Nii ketsaagidega sama lugu, et neid on terve virn, kas jälle erinevad? Täpselt nii, erinevad ja erinevus põhineb sellest, et on ühekäesaed, on kahekäesaed, ühe käe omad siis pigem hoovidesse ja ehitusele, kahe käe omad siis pigem tükeldamisele. Et kõikidele meie aiatehnika asjadele on saadaval ka tarvikud, et nii ketsaagidele ketid, latid, trimmeritele trimmipead, niidukitele on terad, et kõik on olemas. Üks asi, mis ma tahan kindlasti veel ära mainida, et Makservi esinduses on olemas loomulikult ka uus 40-voldise akuga XGT seeria. No XGT seeriast me juba korra rääkisime, mõne sõnaga meenutan. Tegu on siis seadmetega, mis on oluliselt võimsamad nendest, mis varem saada olid. Ehk siis võib-olla mõned seadmed, mida veel pidi kasutama juhe seinas, sellepärast, et oli vaja seda lisavõimsust, mida akul poolt pakkuda, siis nüüd on ka need seadmed juba aku pealt olemas. Näiteks väga võimsad mutrikeerajad, võimsamad akutrellid, mis suudavad suuremaid kruvisid sisse keerata. Selle XGT seeria üks eelis on veel see, et tegelikult väiksemate ampertundidega akud suudavad teha sama palju tööd kui 18-voldise seeria siis suuremate ampertundidega akud. Teine asi, mis on siis põhiline, on see, et nüüd on need akud nii-öelda targad akud. Ehk siis aku suhtleb seadmega selliselt, et elektrit kasutataks just optimaalselt, et ei tehtaks tühja tööd ja ei raisataks seeläbi rohkem akuvoolu.
Üks asi muidugi, mis silmas pidada on, et kuna masinad on nüüd oluliselt võimsamad, siis näiteks akutrellide puhul kindlasti kasutada lisavarustusena seda lisakäepidet, sellepärast et väga lihtne on omale liiga teha, kui kuskilt midagi kinni jääb ja hakkab sul käsi väänama. Samas, muidugi on nendel masinatel üks selline tark omadus, et kui sul jääb puur kinni, siis ta tõmbab võimsuse maha, et sa endale liiga teha ei saaks. Nii et väga palju põnevaid uusi omadusi XGT seadmetel. Vaadake rohkem infot xgt.ee veebileheküljelt, kus on siis info just nimelt ainult selle seeria kohta. Teenuste pakett on siin täielik, loomulikult on Maxservis ka Makita tööriistade hooldus ja ühe põneva ajaloolise faktina võib veel ära mainida, et Makita hoolduslitsents oligi kõige ennem Eestis üldse Maxservil, nii et kindlasti nad on ka Makita tööriistade hooldamisel kõige pikema ajalooga. Seega tulge läbi, kauplused on juba avatud, kindlasti saate siit parima nõu, mis puudutab Makita tööriistu ja arvestades nende inimeste kogemust ja teadmisi, siis oskavad nad rääkida ka laiemalt tööriistadest üldiselt.